päev, uued seiklused. Seekord liigume Hiiumaale. Ilm on veidikene halb, aga läheb paremaks. Olles tulnud just Küproselt, ei taha päris ikkagi nii drastilist muutus ka temperatuuride silmas. Vaatame, ma ei oleks mingi 10 aastat käinud Hiiumaal. Ma arvan, et viimane aeg ära käia. Oleme jõudnud Hiiumaa esimese vaatamisväärsuseni, mis ei ole praam ega sadam, ja selleks on Pühalepa kirik. Me oleme siin liikumas hetkel Käina poole. See on, ma ei saa öelda, et see minu vana kodukant on, aga esivanemad on küll siinkandist pärit, nii et peaks tulema vaadata. Ma olen siin käinud küll varem, aga päris ammu. Mina ei ole. Liina pole üldse käinud, jah. Nii et temal on kõik väga uus ja huvitav. Ja nagu niuhti oleme jõudnud meie teise sihtpunkti, mis on põhimõtteliselt paarsada meetrit Pühalepa kirikust edasi. Ja selleks on Suuremõisa, siin järgi ütles loss, aga tegelikult on mõis. Ka siin olen varem käinud ikkagi esivanemate kodukant. Ei väsi seda mainimast. Nüüd jõudsime Vaemla villavabriku juurde, mis on vahetult enne Käinat, ja siit kohe näeb ära ka, kust vill tuleb. Nüüd oleme jõudnud Orjaku sadamasse ja läheme sööme Iiu Mekis. Vaatame, mis kohalikku toitu pakutakse, loodetavasti kala. Vastu vahtimist saime, põhimõtteliselt öeldi, et terve õhtu on broneeritud, meie sugused pole siia oodatud. Ehk siis vaatame kuskile mujale. Uus katse, natuke sõitsime tagasi Sääre-Tirvi poole ja koha nimeks on Leste lammas. Huvitav, mida nad pakuvad. Kuidas söögiga rõhu näid? 80. Mis puudu jäi? Natuke soola. Lestase lambas on nüüd käidud, lest on söödud, lammast me ei proovinud, aga ütleks, et täitsa siuke viisakas söök oli tõesti. Nüüd me oleme edasi liikunud, õigemini tagasi, kuidas võtta. Igatahes me oleme jõudnud Sääre-Tirbi juurde, oleme siin raja alguses ja nüüd üritame selle pika ja käänulise väikese Neeme, poolsaare, kuidas öelda, ära võtta. Me peame kiirelt tegutsema, kuna nagu ikka, me oleme ajalises hädas. Meil on vaja jõuda Kõpu poolsaare tippu enne kella 9, kui meil on check-in'i viimane tähtaeg. Ja kell on kuskil 6:30. Ja me tahaks tegelikult veel terve hunnik asju näha siin Orjaku kandis ja Kassari poolsaarel ja Käinas ära. Ma arvan, kõige realistlikum variant on see, et me lihtsalt peame tulema homme või ülehomme mingi aeg siia kanti tagasi ja kõik need asjad, mis meil jäävad tegemata, siis ära tegema. Aga kui tulla siia piirkonda, siis tegelikult tegevus ikkagi on, eks tasub natuke rohkem aega varuda.
Sääre tirbi otsas on ka nüüd käidud. Jalg on maha pandud. Enam kaugele minna ei saanud ilma, et jalad täitsa märjaks saaksid. Nüüd liigume tagasi. Aga siia tulime vist mingi umbes pool tundi. Et kartane pool tundi läheb tagasi ka. Siin Sääre tirbi alguses leitsime ka terve karja hobuseid, kes siin saab üsna lähedale neile minna. Aga nad on veidikene pelglikud, ehk siis liiga lähedale ei maksa ja eriti ei maksa minna selja tagant hobusele. Siin need kõik on, väga numpsikud. Siin on nad, üks on laps, teine on ilmselt ema. Seal teisel pool on veel ja siin on terve hunnik neid veel. Tahaks pai teha neile kellelegi, aga keegi ei võta väga vedu. Oleme vaikselt päevaga õhtusse jõudnud, jõudsime oma esimest söömajja Kalanas. Selline on meie tuba. Mitte kanala. Mitte kanala. Ja nüüd õhtu nautimine, krõpsud, joogid ja telekat siin ei ole. Nii et vaatame loodust.